Eestlased on laulu- ja tantsurahvas, eriti tänavu, kui laulupidu seisab ukse ees. Argipäeval mõtleme me endast kui autorahvast. Ja ma teen siinkohal julge oletuse, et vähemalt sama palju, kui meie hulgas on tantsijaid ja lauljaid, on meie hulgas ka autojuhte. Eriti talvel ja viletsate teeoludega oleks liikluses mõistlik käituda nagu korralik koorilaulja, kellel on noodid selgeks õpitud. Jälgida olukorda, olla kaasliiklejate vastu lugupidav ja mitte kippuda soolot laulma, sest see soolo laulmine võib mõnelgi juhul osutuda eluohtlikuks kas teistele või iseendale. Ühe tõelise naise jaoks on autoga sõitma minek muidugi pidupäev ja seetõttu ei lähe tõeline naine rooli kunagi huuli värvimata. Mina valisin seekord rajale minekuks Mitsubishi Outlander PHEV. Eesti keeles on seda pisut raske hääldada, aga tegemist on siis 2 elektrimootoriga pistikhübriidiga, mille Mitsubishi on valmis saanud ja mis juba Hollandis ja ka mujal Euroopas on tänaseks kõvasti populaarsust võitnud. Vajutame start-stop nuppu. Voilà! Diskosaalis algas tants. Enne kui me saame minna libeda rajale, tuleb meil peale võtta instruktor, sest päris üksima seda koolitust iseendale teha ei saa. Selle konkreetse Mitsubishi Outlanderi puhul ma pean küll ütlema, et siia sisse istumine ja sõitma hakkamine oli väga lihtne. Kõik käib intuitiivselt. Ma ei pidanud kobama tükk aega kuskilt mingite kangide või nuppude järele, et autot paigalt saada. Ma mitte kunagi sõidu ajal ei hakka näppima kõrvalisi nuppe, vaid ma hoian oma pilgu teel ja jälgin liiklussituatsiooni. Suure tõenäosusega sõidan mina kellelegi tagant sisse samal ajal, kui ma neid nuppe siin hakkan näppima. Aga minek on sellel masinal päris hea. Ütleme nii, et puhta elektrimootoriga ilmselt oleks tõmme veel ägedam. Meie seda täna proovida ei saanud, sest me saime hommikul masina, millel oli aku tühi. Ja antud hetkel me laeme seda bensiinimootori pealt. Seega ei saa me rääkida ka kütusekulust, sest me samal ajal akut laeme. Väljavaade on hea, peeglid on suured, istmed on enam-vähem. Ma üleliia nende mugavuse üle just ei rõõmusta. Signaal on kole nagu öö ja sellega võib lapsi hirmutada, aga tähelepanu ta nüüd küll ei tõmba. Mulle meeldib see elektrooniline käigukang. Tõsi, ta käib küll tagurpidi kui teistel autodel, et nii palju, kui ma nendega kokku olen puutunud või automaatkastiga üldse, siis enamasti on see nii, et liigutus käib paremalt poolt vasakule, aga siin käib siis nüüd teistpidi vasakult paremale. See võttis natukene harjumist. No sõidame. 130 tuli sisse, nii et ei saanud arugi. Loodame, et politsei ei tule. Tegelikult see elektriga versioon võiks olla see, mida eestlased nüüd hakkaksid ostma. Esiteks on siin innovaatilised lahendused, teiseks see hind, kui me võtame siit maha juba KredExi toetuse, ei ole tegelikult oluliselt kallim, kui on tavalisel bensiini- või diiselmootoriga 4-veolisel autol. Oleme kogunenud Mitsubishi Outlander PHEV instruktor Aivar Kuivkaevu ja kaamerate ja mikrofonidega Laitse rallipargi libedasõidu rajale, selleks, et teha minu pidupäevast katsumuste ja kannatuste rada. Me päris tühja selle PHEV-iga rajale ei tulnud, et oskad sa öelda, mis on selle auto erinevus võrreldes tavalise 4-veolisega või ka tavalise Outlanderiga? Ja tõesti tegemist on täiesti omalaadse autoga, mis on esiteks ääretult innovaatiline, samas väga naiselik, aga samas siin Laitse rallipargis
pakub ka väga palju maskuliinsust raja peal sõites. Ma korra tahtsingi katkestada, et naiselikkusega ei ole selle auto puhul midagi tegemist, et kui me räägime autodest ja püüame neile pookida külge sugu, siis Outlanderi puhul on ilmselgelt tegemist isase masinaga. No jaa, võib öelda ka nii, aga samas jällegi see pehme sõidustiil, mis tuleneb nüüd sellest, et tegemist on pistik-hübriidiga, et me saame sõita ka siis elektrimootori jõul ja bensiinimootori jõul. Et see annab valikuvõimalused, aga siin raja peal, kui nüüd võrrelda Outlanderit, tava-Outlanderit ja seda autot, siis esiteks on kohe esimene, millega tuleb arvestada sõitmisel, see Outlander on 200 kilo raskem oma samaväärsest Outlanderist, mis on kohe arvestatav raja peal sõites, sellepärast et kõik kineetrienergiat, tsentrifugaaljõud koheselt hammustavad juhi eksimuse läbi. Ja teeme siis ühe tõsisema kohalt ära mineku, eks ole? Ja siis lapats ikka kohe niimoodi korralikult põhja poole. No ja, loomulikult ja läks. Et inimene harjub suvistes tingimustes sellise vähem kontsentreeritud sõidumaneeriga, ehk inimene teadvustab endale, et asfalt on kuiv, teeolud on head, mis minuga ikka juhtub ja laseb ennast natuke liiga ledvaks. Rajaproofil pakub sõitjale praktiliselt kõik võimalused kätte ära erinevate pöördeviraadidega vasakule paremale, tõusud laskumised, pöörded vahetult kohe peale laskumist või tõus kohe vahetult peale pööret, nii et selles suhtes on hästi hea õppida sõidutrajektoori valikut arvestades. Nii, läbi vee sõites tähendab seda, et võib tekkida ja tekibki vesiliug, et sellistes tingimustes tuleks vältida sellist olukorda, et kõik 4 ratast korraga satuvad vesiliugule. Et kindlasti aeglustada enne takistust ja valida nii, et kui võimalik, siis miinimumratast arv läbiksid veetakistuse. Kurvi sõitmisel on see, et kui on aeglane kurv, tuleb sõita aeglaselt, kui on kiire kurv, tuleb sõita kiiresti. Igasugune kiiruse muutus tuleb teha enne kurvi sisenemist. Kurv läbitakse ühtlase liikumiskiirusega. Ja kui me hakkame kurvist välja sõitma, siis kiirendame, ehk siis kiirendame alles kurvist välja sõites. Kui on vaja teravamates kurvides rohkem välja pöörata, siis jälgime seda, et käed ei läheks risti, vaid me kasutame siis esirataste juhtimist ülekäevõttega. Kindlasti siis püüame sõita nii, et me ei lõika kurvi, nii nagu tänavalgi. Me püüame jääda omale sõidurajale, hoida oma sõidujoont. Liivetee ei soovi järski liigutusi, mis siis muudavad kohe auto liikumissuunda vastavalt siis veojõule, kineetilise energiale ja tsentrifugaaljõule. Kui juht näeb, et ees on kurv, et ta ei kangestuks ainult sellele kurvile, vaid hoiaks pilku kaugemal. Praegu oli väga hästi valitud sõiduvõte, see tähendab, et ees oli väga suur veetakistus. Me ei saanud siin valida, et vältida kõikide 4 ratta sattumist vesiliugule. Me sõitsime veest läbi, juht ilusti aeglustas enne, valis õige sõidukiiruse ja sellega saavutasime selle, et ratta ja teekate vahel praktiliselt ei tekkinudki veepatja ehk vesiliugu. Teil oli meiega kahtlemata tore, mida ma ei saa enda kohta öelda, sest ma sain esimese raja läbisõidu hindeks instruktorit 3-. Nüüd teen ma väikse puhkepausi ja siis lähen ma tagasi rajale. Soovin head harjutamist teilegi!